Valitsus tuli täna rahva ette ja rääkis peamiselt pensionitest. Sellega on valitsusel mure. Need kasvavad kiiremini kui riigieelarve võimalused neid välja maksta. Praegustele pensionäridele oli sõnum lihtne. Nende jaoks ei muutu midagi. Aga need, kes alles ootavad pensionipõlve, nemad peavad hakkama ikka ise rohkem oma rahakoti eest hoolt kandma. Valitsus kinnitas täna, et pensioniindeksi muutust ei plaani nad neile, kes juba pensionil. See mure tekkis ju tänastel pensionäridel, et kas tänaste pensionäride jaoks hakatakse indeksit järgmisel aastal muutma. Ei hakata. Tänased pensionärid ja ka need, kes lähevad 5 aasta pärast pensionile, nende jaoks indeksit keegi ei muuda, see indeks täna nende vaatest toimib. Kuid nendega, kes pensionit alles ootavad, on valitsusel plaan. Mis plaan? Seda nad veel ei tea, aga muutust on vaja, nendib Kallas. Ettevõtjate üks ettepanekutest on olnud see, et mitte indekseerida teda inflatsiooniga, vaid indekseerida ta majanduskasvuga seoses, et kui majandus kasvab, siis pensionid tõusevad, kui majandus ei kasva, siis pensionid ei tõuse. See on üks ettepanekutest, et ma arvan, et see väärib kindlasti läbi arvutamist ja mõjude analüüsi, seda ei saa kehtestada tänastele pensionäridele. See ei saa tagasi ulatuvalt hakata inimestele kehtima. See puudutab jällegi, kui me selle muudatuse peaksime tegema, siis see puudutab neid, kes on sisenemas pensionile 15 või 10-15 aasta pärast. Küsimus on lihtsalt selles tuleviku mõttes, kui palju siis sellest igapäevaelu vajadusest see esimene sammas katab ja kui palju need sambad peaksid inimesele juurde andma, et see on üks dilemmade koht. Äsja opositsiooni kukkunud sotsiaaldemokraat aga nörritab, mida tekkiv uus koalitsioon plaanib. Kes on rikkad, need suudavad koguda ja saavad tulevikus hakkama. Need, kes on vaesemad, keskmine Eesti pere ei pea isegi vaene olema, neil on palju raskem. Ja mida teevad need inimesed, kes on täna 55-aastased? Nemad ei jõua aga enam midagi koguda. Et vanuserühm 45 kuni 60, need heidetakse põhimõtteliselt üle parda täna. Kuid pensionisüsteemi muutustest pääsu ei ole, pareerib sotsiaalkaitseminister. Mina ei saa öelda praegu, millised on nagu suured lahendused, sellepärast, et nii nagu te läbirääkijatelt olete kuulnud ja paberilt ka lugeda saanud sellelt 2 leheküljeliselt, siis laupäeval selguvad ministrid, kellel on antud ülesandeks järgnevatel nädalatel ja kuul leida siis suured reformikohad, mis on võimalikud. Mis tunde aga tekitavad sellised jutud sotsiaaldemokraatidele? Hirmsa tunde, et lubati parempoolset valitsust, mis heaolu ühiskonna lammutab. See tuleb tasuline kõrgharidus, tervishoiu omaosaluse suurendamine, kättesaadavuse vähendamine inimeste jaoks, tööinimeste õiguste vähendamine, looduskaitsest, mitte ühtegi sõna enam Eesti loodusest ja keskkonnast ja on nagu aru saada, et pensionite kallale minnakse ka üht või teistmoodi. Tänase valitsuse pensioniindeksi tõusuga sama palju tõusis ka kõrgemate riigiametnike palgaindeks. Presidendi palgaks saab aprillist alates 9700 eurot, peaministril 9000 eurot ja Riigikogu liikmel 6300 eurot.